Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kõigile kuulama, Autotund on tagasi. Läksime nii hooga puhkusele, et unustasime eelmise saate lõpus teid hoiatada, et me ei kavatse ära kaduda, vaid me kavatseme natukene päikest võtta. Ja teine hea uudis on see, et oleme tagasi ka Kuku Raadio eetris. Tere kõigile Kuku Raadio kuulajatele. Eelmine suvi kuulasime, teie kuulasite ja see suvi teeme seda uuesti. Ja minuga on stuudios Martin Mets. Tere! Martin Mets samuti Geeniuse portaalist. Mis on sinu autohuvi? Ma arvan, et mina olen siin saates eelkõige kõige tavalisem, keskmisem autojuht, kõige tavalisema, keskmisema autoga ja vaatame seda tavalise autojuhi vaatevinklist, kõike seda liiklust ja autotemaatikat. Et võib-olla toome natuke lähemale selle teema nüüd tavalisele inimesele. Ja kui te nüüd tahate teada, mis on keskmine auto, siis on Honda Accord. Ja. Et ei jääks nagu kuidagi õhku rippu. Ja võt see on mingi asi, mis peab olema siin saates välja öeldud, et millega keegi nüüd sõidab, et just, siis pane kuskile kasti paneb ära. Aga kuna sa oled keskmine liikleja, siis me ei hakka mootorist ja aastakäigust ja sellest rääkima, et piisab sellest, et on Accord ja punane. Jah, enda autode kohta vähemalt, ma tean neid näitajaid ka vähemalt. Nii, mis mina puhkasin, ma ei tea, mida teie tegite, mis te siin vahepeal olete korda saatnud? Eesti liikluses on korda saadetud? Väga suured muutused tulid nüüd, sest eelmisest nädalast jõudsid Eesti teedele kaua oodatud või siis kaua kardetud mobiilsed kiiruskaamerad. Need on siis kaamerad, mis ei ole, nagu meil praegu on tee ääres sellised valged külmkapid, igaüks teab, kus kohas mitte nad ei, mitte nii väga tee ääres, nad on Waze'is on ja... No need on igal pool olemas ja ütleme, et sõnastame nii, et nendesse annab ikka sisse sõita. Ütleme nii, et sa pead ikka vaeva natuke nägema ka selle jaoks ikka. Väga pingsalt pead oma telefonis, oma Facebooki jälgima, et sinna kaamerasse sõita. Aga need uued kiiruskaamerad on siis sellised, mis on väiksemad. Nad ongi tegelikult näevad veel 3 jala peale sellist kaamerat, pannakse teede äärde ja neid võib panna ükskõik kuhu. Et politsei on öeldud, et nad panevad sinna kohta, kus on vaja liiklust rahustada. Aga kas nad panevad sinna ette ka hoiatava liiklusmärgi, nagu on kunagi lubatud? Vot seda ma ei tea, ma tean seda, et sellel testiperioodil oli siis automaatkontrolli liiklusmärk oli seal ees ja testiperioodi juhul tuleb midagi öelda, et nad tabasid vist umbes 100 kiiruseületajat tunnis sellega, hoolimata sellest, et see automaatkontrolli märk oli seal ees, aga kas nüüd, kui need päriselt, nüüd võeti vastu seaduse määrus, et neid saab kasutada Eesti teedel alates 5. juulist, et kas nüüd ka on, võt seda ei tea ja veel praegu see on nii värske uudis, et ma ei teagi, kas politsei neid reaalselt juba jõudnud kasutada, aga me saame varsti teada, et kuidas need siis, siin on vaat see küsimus, et kas nendest saavad sellised trafimasinad või on nüüd need asi, millest on nagu tõesti kasu liikluse rahustamisel? Sest nad toimivad ju täpselt samamoodi nagu need külmkapid tee ääres. Jah, trafid on samad. Just, et trafid hakkab lugema seal vist 6 kilomeetrit, kui on näiteks ütleme 90 lubatud ja kui sa radarisse sõidad 97-ga, vist oli siis, et sa oled ületanud 1 kilomeetri ja sealt nii edasi. Iga kilomeeter maksis äkki 3 eurot, ei 9 eurot. Ja midagi sellist. Ja ta tuleb automaatselt trahv koju, et täpselt nagu see külmkapp. Aga mis see mõju nüüd on? Minu küsimus, et kas sellest on ka tegelikult nagu kasu? Raske on öelda, et ma ei kasutaks sõna hirm, sest et kihutada ju ei tohi, aga selline tunne on nüüd küll sees, et ma pole veel peale puhkust jõudnud rooli istuda uuesti, aga kas ma enam julgengi. Et mul ei ole püsikiirushoidjat, ma ei saa selle peale, ma pean ise oma pedaaliga mängima ja kui ma ei taha ju ometi olla ka see, kes sõidab 89-ga maanteedel. Võt siin on see probleem, et kas nendest päris kiiruse kaameratest on olnud kasu või mitte. Et siin, kasutame just seda politsei retoorikat siis liikluse rahustamisel, sest üks tee, mina seda väga palju Tallinn-Tartu maanteed, aga ma sõidan seda Haapsalu maanteed, kus on ka päris palju kiiruskaameraid. Ja seal minu meelest on pigem nendel nagu vastupidine efekt, sellepärast, et tead küll neid autojuhte, kes enne kiiruse kaamerat tõmbavad kiiruse 70 peale. Ja üks istub sinu vastas üle laua, ma teen ka seda, see on mingi alateadlik, see on see, et sa vajutad esimesena pidurit ja siis sa vaatad, mis mu kiirus tegelikult oli, sest et äkki on, Sa tuled sellise lennuga, jah? Ei, mitte ei tule, ma tulen täpselt selle 99-ga äkki.
ja mul ei ole mina sõidan püsikiirushoidjat. seal püsikiirushoidjaga, ütleme niiviisi, et sätin selle spidomeetri järgi sinna 90 ja 100 vahele, et eks ta siis umbes nagu 90 on ja ma ei pea ühtegi liigutust tegema, kui see kiiruskaamera tuleb. Aga see, kui seal on järjest, tekib kolonn taha nendele, kes sinna 70 taha pidurdavad, siis see ei ole liikluse rahustamine, vaid vastupidi, liiklus muutub väga-väga palju närviliseks, eriti kui sa tuled nüüd sealt Saaremaa poolt, kus juba niigi sealt praami pealt tuleb tohutu kolonn, kus on niigi närvilised sõelujad ja siis tekib see 70... See on see mingi matemaatiline, ma ei tea, kas on õige sõna algoritm või see, et kui pika kolonni esimene sõidab 88-ga, siis kilomeeter hiljem kolonnis on kiirus 7, ühesõnaga ta ei ole niimoodi, et siis kõik liiguvad 88-ga, vaid ta millegi pärast aina aeglustub. Aga siin on üks teine näide on veel hilisemast ajast, on see nüüd kevadel võeti Kristiine ristmikul kasutusele see kiiruskaamera funktsioon, mis mõõdab neid, vaata, kes punase tulega sõidavad. Ta lisaks teeb pilti kiirusületajatest ja teeb punase tule, ütleme need, kes veel seda kollast varastavad lõpust. Ja siis oli üks naljakas asi nende kollase varastajatega oli see, et pärast seda, kui see oli kasutusele võeldud, natuke pärast seda rääkisin ühe tuttavaga, ta ütles, et tulin Kristiine juures, see oli selline ummik. Ja vaata, seal tekkis vist samasugune efekt nagu nendega, kes 70 peale pidurdavad, nad teavad, et nüüd siin punasega tehakse sust pilti ja saad kohe trahvi, siis kui muidu, ütleme, oleks veel auto sellise varajase kollasega või veel rohelisega, oleks üle läinud mingi 3 autot, siis nüüd keegi see 70 peale pidurdaja, see pidurdab endal hoo juba maha, et ma ei hakka minema, et see roheline vist varsti kustub ära, ma ei hakka minema, ma saan siin trahvi, kui ma nüüd lähen, ja siis see tekitab omakorda ummikuid, et siin on nagu sellised kaameratel ma näen nagu palju negatiivset ka ikkagi juures. Ja mina olen Kristiine ristmikul seda täheldanud endal ka, et ma näen kaugelt, ma näen seda foori, ma tean, et on päris palju tükk aega juba roheline olnud ja siis ma võtangi kiiruse nii palju juba maha, sest äkki tõesti minu ületamise hetkel hakkab ta kollasega vilt, ja lõpuks olen mina seal kaameras, et ta on nagu, rahustab või siis ärritab, et ma ei oskagi. Aga nende mobiilsete kiiruskaameratega ma siis loodan, et neid hakatakse kasutama ikkagi seal, kus tõesti on seda rahustamist ikkagi vaja ja ma loodan, et ka see automaatkontrolli märk pannakse sinna ette, et ma arvan, et see märk ja kui juba politseinik näiteks seisab seal, et seal mingi erariides mõõtja ei ole, ma ei kujuta ette, kas ei, seal ei ole inimest, seal on ei niimoodi juures, ei, nad rääkisid, et nad võivad võtta nende peale tööle inimesed, kes ei ole isegi üldse politsei ametnikud, lihtsalt kuidas piltlikult öeldes, mees see valge või naine, inimene valge kaubikuga sõidab hommikul, tal on GPS-i peal ära märgitud, kuhu panna, paneb maha, ette nähtud kellal läheb korjab üles. Ma arvan, et kui seal oleks ikkagi politsei vormis inimene, siis see rahustaks liiklust oluliselt rohkem kui see. Ta rahustab täpselt samamoodi nagu need kiirusstatsionaarsed, see on see sama efekt, nii kui sa näed politsei autot, siis esimese pidurid, siis vaatad, kas tuled põlevad, nagu kõik asjad kontrollid üle, sellepärast et sa peaksid püsikiirushoidjaga ikka maanteel sõitma, et ütleme nii, sõnastame nii, et kui sul kiire ei ole sõitma, siis on mugav, sa ei pea ühtegi, see ei pea muretsema. Sõnastame siis ümber, ma peaksin siis omale ostma auto, millel on püsikiirushoidja. Jah, aga ütleme niiviisi, et loodame parimat ja kui keegi arvab, et need on nagu trahvimasinad, siis tegelikult Eestis on kiirusületamise eest nende automaatkaamerate trahvid ikkagi väga madalad. Et ma tean, et sa käisid just Inglismaal, ma võin sulle öelda, et tead palju Inglismaal on miinimumtrahv kiirusekaameratest. Inglismaal on väga palju kiirusekaameraid, tead palju see on? Ei. Miinimumtrahv, miinimum. 100 naela. 100 naela. Okay, täpselt nii. Et ütleme niiviisi, et meil on ikkagi päris hea elu veel. Aga lähme kiirele pausile ja tuleme siis tagasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Ja autotund on tagasi, väga kiirele pausimile me ei läinud, sellepärast et ei taha ju kaamerasse sõita oma pausiga. Aga minul tekkis praegu, kas ennem rääkisid oma põhimarsruudist, tegelikult ma tean, et sa sõidad ka hästi palju Tallinn-Narva maanteed. Kuidas see maantee on ilma kaamerateta jäänud? Või on kuskil tagaotsas on? Seal kuskil tagaotsas, minu meelest on kuskil Jõhvi pool või seal on, aga mina sõidan Rakvere vahet ja seal ei ole ühtegi kaamerat ja ütleme niiviisi, et ma ei ole seal näinud ka, ma arvan, viimased 2 aastat ühtegi politseiautot kuskil tee ääres kiirust mõõtmas. Et ilmselt ma arvan, et
seal kuskil on mingi statistika, mis ütleb lihtsalt, et sellel maanteel juhtub vähe õnnetusi, et siis me võime nüüd vaadata, see on väga sirge, et noh, vistipidi väga igav tee, aga sirge tee, seal võib suvel sõita 110-ga ja tee on enamasti ka üsna hea kvaliteediga, et äkki siin on nagu mõttekoht selles mõttes, et kiiresti saab sõita, hea tee, ei juhtu õnnetusi, pole ka vaja kaameraid. Et, ja muidugi ma näen selle inimesi, kes sõidavad 50 kilomeetrit tunnis kiiremini, kui seal võib ja nii edasi, on ju, aga pigem ikkagi harva, see on selles mõttes ikkagi selline, paned ka seal püsika sinna spidomeetri juurde natukene ja siis sõidad ja vaata, kõik on rahulik ka seal üsnagi, kuna see on 4-realine tee, mis võiks olla ka on ju meil sinna Tartuni, siis seal on, selles mõttes on igav sõita, aga teistpidi ta on ka ohutu. Hea, et sa seal Tartu asja ära ütlesid, muidu olen ma see, kes siin igas saates peaaegu leiab koha, kus öelda, et tehke Tartusse palun 4-realine. Aga selle Inglismaaga seoses nüüd sa panid mind mõtlema, sellepärast, et kui ma eile sõitsin tagasi lennujaama oma rendiautoga, siis ma nägin sealset mobiilset kiiruskaamerat. See oli selline, mis seal on need sillad või väiksed viaduktid, mis lähevad üle kiirtee kohalike teede jaoks ja seal seisis üks kaubik, mille külje ukse sees oli luuk, kust kaamera oli väljas. Et, ja Inglismaal on natukene sama taktika või taktika, mis siin Eestis, et hästi palju on neid märke, et on kiiruskaamera, aga tegelikult ei ole, sest et Eestis olid need märgid üleval enne, kui minu arust kiiruskaamera leiutatud üldse oli. Ja nüüd ma ei tea, et ma liikusin ühtlases liiklusvoolus ja ma loodan siis ikkagi sõprade brittide peale, et nad kõik hoidsid sellist kiirust, et mul ei tule sealt miinimum 100 naelane arve. Ma just selle 100 naela kõrvale vaatasin ka, et palju Inglismaal tehakse aastas kiirusekaamera trahve, et see on 800 000. Et see on päris palju, et Eestis võrreldes maikuus tehti kiirusekaamerate ja politsei poolt kokku tehti ligi 10 000 trahvi. See on ikkagi oluliselt väiksem number, isegi kui proportsioone vaadata. Kusjuures Eestis on veel üks huvitav asi see, et kiirusekaamerad teevad trahve tegelikult küll, 10 000 teistpidi päris suur number, aga veerand nendest tegelikult on välismaalased. Et ma ei tea, kui keeruline seda trahviraha kätte saada, aga teine asi on see, et eks nad siis ei kasuta veisi või siis ei tea lihtsalt, et need kaamerad seal on. Me saame siit väga mugavalt üle minna järgmise teema peale. Just tahtsingi küsida, et mis siis veel on juhtunud? Et Maanteeamet teeb nüüd sellest reedest nädalapikkuse kampaania, mis peaks ka olema ohutust liiklemisest. Nii. Väljakutset sulle, täpselt võib-olla see on väljakutset? Jaa, sulle 7 väljakutset. Et see hakkab alates reedest 12. juulist. Esimene väljakutse on see, et ole sõbrale kaine rool. Aga siin on veel teistsugused väljakutsed, iga päev on erinev väljakutse ja ilmselt selline kõige huvitavam saab siis olema 16. juuli, kus on need järgim piirkiirust. Okei, no seda ma teen iga päev. 17. on see, et liikluses telefoni ei näpi. Ja järgmine? Siin on veel, et panen endal peatoe kõrguse näiteks õigeks. Okei, sellised õpetlikud. Ja selle hakatakse auhindu ka, et sa pead vist Facebookis selle üritusega liituma ja teada andma, et sa võtad sellest osa, aga ma ei tea, näed sa sellel nagu mõtet või kasu selle? Ei, ma arvan, et ühtepidi oleks sellest väga suur kasu, kui sellest oleks kõva Facebooki kampaania ja auhinnad oleks korralikud. No päris, et seal on, ma vaatan, et seal on nagu kuidagi vanusegrupi jaoks neid erinevaid, see sama, et ole oma sõbrale kaine rool. Võib-olla ma liigun väga heas seltskonnas, aga meie seltskonnas ei ole küll aastaid olnud sellist asja, et nüüd ma läheks nüüd kedagi päästma, et sõbrad, tähendab, ma olen kaine rool täna, kes ma ei tea, sõbrad Tallinnas võtavad takso ja kuskilt Tallinnast nagu öösel viina järgi ei ole enam ju sõideta. Ja maakohtades ka, kui pidu on, siis pidu on kuskil kohas ja ei käi nii, et ühest vallapaarist teise vallapaari, et vaatame, mis seal toimub. Ja tähendab, käiakse, aga need kindlasti ei osale selles kampaanias. Jah, täpselt. Et aga ühesõnaga, et kui panna mingid auhinnad, ma ei tea, ma siin lahmin uupi, et iPhone ja kellele mingi PlayStation või uus jalgratas ja niimoodi, et inimesed päriselt, sest sa tead, need Facebooki ja igasugused kampaaniad toimivad, kui on auhind on vääriline. Mitte see, et sa saad Helkuri või... Praegu on vihmavarjud ja Neste kinkekaardid. Okei, Neste kinkekaart, see juba võib inimest käivitada. Ma olen lihtsalt nii
küüniline, et kui inimestel otsest oma kasu mängus ei ole, siis kuidas oma kasu ei ole mängus, sa jääd teil ellu või auto jääb terveks? Just, see on sisemise moraali ja eetika küsimus, kas on või ei ole. Ja no vot teistpidi selliseid asju nagu kampaaniatega ei muuda, et need on jah, et ja tegelikult selle kampaania, kui sa ütlesid, seal oli peatugi, siis see on nagu teavitus või see on, et inimene läheks ja loeks korraks, kus see peatugi peab olema. Aga et see, et inimene lugema saada, selleks pead sa talle midagi andma, sorry. Selles mõttes ma ei alahinda kampaania nagu tegijaid, selles mõttes see on tore kampaania, ma proovin seda jälgida. Lihtsalt, et kui sellest päriselt tahaks, et võtaks 1000 ja 10 000 osa, siis seal peab olema materiaalne kasu mängus. Vabandust, nii. Aga tahtsin rääkida ühest suurest asjast veel, mis vahepeal toimus, kui sa ära olid, et kui sa tähele ei ole pannud, siis Tallinna teedele tuli juurde nüüd vist juba umbes 400 uut liiklusvahendit. Kummaline ei ole, sellepärast, et ma saabusin eile öösel, sõitsin taksoga koju ja täna hommikul ma tulin jalgsi tööle, sest et igasugused koolid ja lasteaiad on läbi ja ma ei näinud mitte ühtegi elektrilist tõukeratast. Mina nägin siin Tallinna Sadama juures just ühte seisis niiviisi õnnetult natukene aianurgal, aga see uudis on siis see, et nii Bolt, endise nimega Taxify kui ka Citybee kumbki tõid vist umbes 200 elektrilist tõukeratast Tallinna teedele ja osaliselt tulid vist Pärnusse ka, oma vist 100. Ja minu küsimus on nagu see, et kuidas see meie liiklust muudab või kas üldse tegelikult muudab? No alguses on nagu võib-olla selle Tartu rattaringlusega, et või see hetk on juba möödas, kus kõik läksid peast korraks nagu segaseks. Ei, sa olid ära ja seda ei juhtunud. Aga seda juhtunud täiesti rahulik ja vaikne. Vahepeal oli Postimehes suur uudis, et paar päeva pärast seda, kui need Bolti elektritõukerattad tulid, see oli suur uudis, et esimene tõukeratas lõhuti ära. Et see võttis ikka aega. Vist oli see üks lenksu ots oli ära murdunud. Jah, et Tartus oli rohkem nagu epideemia, mis juhtus. Seal oli ikkagi korralik show, jah. Aga siin on juhtunud ka üks natuke tõsisem liiklusõnnetus, tõsi küll, kõnniteel. Ja siin oluline vist ongi tähele panna seda, et tegelikult nende elektritõukeratastega ei tohi sõita sõiduteel. Ja need sõidavad kuni 25 kilomeetrit tunnis. Tegelikult kõnniteel on see ikka üsna kiire, et sa pead ikka, siin kõige tähtsam võib-olla ongi see, et jalakäijana nüüd pead hakkama vaatama, et kus see sinust tuhiseb keegi mööda, ma ei tea, kas nendel seda, see on vist see teema, mis väärib omaette saadet, kas tohib kella anda jalakäijale. Aga ei, ma ei tea, kas see moraalselt või seaduse mõttes, et moraalselt. Ja see on Eestis on üldse autosignaaliga, kuigi signaali ei tohi lasta, eks ju, tarbetult, on, et tegelikult peaks seda rohkem kasutama, märgu andmiseks, et inimesed, kui sa tuled rattaga ja lasen kella sul selja taga, siis see ei ole see, et kuule tropp hüppa eest, vaid see on teavitus, mina tulen tagant, lihtne. Aga mina ei usu, et siin mingi tohutu nüüd õudus teedel toimuma hakkab, minu arust on see väga normaalne, need liikluskiirused on sinna väiksed, sa ei saa siin, kui on turistid linnas, sa ei saa nagu nii teha sellist rallit. Ja ma ütlen sulle, mina olen Tallinna kesklinnas jalgsi käies võrganud vastu eeskõndivat inimest ja murdnud ära varbaluu. Selle looga tuleme tagasi pärast pausi ja räägime, kus sa käisid nädalavahetusel hoopis. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund taas pausilt tagasi, puhanud, värskena ja valmis jagama oma, ma ei oskagi öelda, puhkus või oli tööreis? Ma tahtsingi küsida, et kas sa jõudsid tõesti puhkuselt tagasi, mina sain aru nii palju, kui ma vaatasin neid pilte, mis sa oled üles pannud, et pigem see tundus olema nagu ikkagi tõsine töö. Et räägi täpsemalt, kus sa käisid ja miks sa seal olid? Ma käisin Inglismaal oma puhkuse lõpuks, siis pere saatsin minema koju ja ise jätkasin. Üritusel nimega Goodwood Festival of Speed ehk Goodwoodi kiirusfestival, millest me oleme ka eelmine suvi siin autotunnis rääkinud, millest me räägime tihti, sest see on sisuliselt, kui ma ütlen, automaailma või superautode ja ka tavaliste ja vanaaegsete autode suvepäev, no ongi festival. Ma ei kujutanud ise ka ette, ma olen hästi kvaliteetne üritus, neil on iga aasta olnud live stream, seal on selline mäkketõusu rada, mida nad kõik siis sõidavad, kõik autod. Vaatad küll sul telekast ja arvutiekraanilt,
aga siis, kui sa sinna kohale lähed, mul nüüd see õnnestus see aasta esimest korda sinna kohale saada ja kujuta ette, autofestival, paljud jaoks see tundub ikka täiesti idiootne, et on muusikafestival, on tantsufestival, teatrifestival ja lähed kohale ja see on, me räägime 10 000 inimestest, kes on kohale tulnud. Enne kui sa nüüd jätkad, siis ma küsiks nagu 2 küsimust ära, et esiteks see, et ja sa püüa mind kuidagi ohjas hoida, sest vastasel juhul on see, et sa võid siit stuudiost ära jalutada ja ma räägin lihtsalt 2 tundi järjest sellest. Räägi nüüd täpselt, kus see toimus ja palju sellisele üritusele pääsemine maksab? See toimub umbes 1,5 tundi autosõitu Londonist, ta on selline lõuna või siis edela-Inglismaal, Portsmouthi lähedal. Chichesteri, ma ei oska neid hääldada, linn on seal veel lähemal ja siis on see Goodwoodi mõisas. See on, kas Duke on eesti keeles krahv? Jah. Richmondi krahv, tema maadel, selline korralik aadel, selline suur mõisahoone, kõik põllulapid, tal on seal orgaaniline farmindus, kõik, ja seal on ringrada, seal on aerodroom, seal on see on keskendunud juba aastakümneid siis autokultuurile ja seda nad seal edasi kannavad. Ja see maksab, nüüd on juba 2020 piletid ei ole veel müügis, need tulevad tavaliselt kuskil veebruaris. Ma leidsin üles veel selle aasta mingid andmed, et 4 päeva pääse on 170 naela. Maksab, aga mitte nüüd siis alla 200 euro on vist see kurss praegu, ta ei tule nagu, see on ikka väga vähe ja saad osta ka päevapiletit. Aga ma ütlen teile kohe, et kui te selle asja ette võtate, siis mitte mingil juhul ärge võtke, et ma käin 1 päeva Goodwoodis ja siis lähen edasi, vaatan Buckinghami paleed ja värki. 4 päeva, mine lihtsalt ja ole seal kohal. Ma tean, et sa oled suur festivalihunt meil niigi, aga sa tead väga hästi, et igal festivalil on mingi oma spetsiifiline atmosfäär. Et Eestis näiteks iga muusikafestivalil, kõik on natukene erinevad. Milline on selle Goodwoodi atmosfäär? Et kus need kõik, kujutame ette, need ülbikud oma superautodega sinna kohale sõidavad, ülirikkad Inglismaalt ja kindlasti ka kaugemalt. Et milline see atmosfäär tegelikult seal on? See on, ma arvan, et seda on aastatega niimoodi, ma lendasin koju ja mõtlesin, kuidas ma seda võrdlen. Millise muusikafestivalil? Just, ma tahtsin selleni jõuda, ma suudan peaaegu igat asja võrrelda Viljandi folgiga ja see oli täpselt sama, et see festivali atmosfäär oli sõbralik, ma ütleks, oli perefestival, see olid inimesed lastega, peredega, vanainimesed, tohutult palju on seal vaeva nähtud, kõik see, et puuetega inimestel oleks ligipääs, neil on sinna nendele tribüüni äärde eraldi tehtud ette veel, kuhu nemad saavad minna. Kõik on täiesti puhas, mulle meeldis see, et praht, kui mingi asi maas oli, siis oli see ilmselgelt, kellelgi oli kukkunud kogemata, keegi ei olnud visanud. Prügi sorteerimine, alates siis on, muidugi on hea on see, või mis selle muudab korralikuks, on see, et kell 7 õhtul lõpeb ära. Et seal ei ole sellist hetke, et muidugi seal müüakse tohutult toitu, õlut, kõike, aga ei ole sellist hetke, kus nüüd on mingi platsi täis joonud britte või välismaalasi, kes koperdavad autode otsa. Ja teine oli see ligipääsevus kõigele. Ühesõnaga, hästi lühidalt, seal on kohal vanad võidusõiduautod, uued võidusõiduautod, superautod, autod, mida ei ole veel kordagi avalikkusele näidatud, hobiautod, ühesõnaga, põhimõtteliselt kogu spektrum, mis autosid puudutab, lisaks tsiklid, vormelid. See aasta oli näiteks pühendatud üks boks või rida Michael Schumacheri 50. juubelile. Kohal oli põhimõtteliselt, ma ei lugenud ära mingi, ütleme kuni 10 Schumacheri erinevat vormelit. Sisuliselt, kui sa lähed sinna festivalile, siis sa oled ära näinud 4 päeva jooksul kogu põhimõtteliselt Euroopa, ma ei tea, automuuseumite sisu, aga niimoodi, et sa võid neid autosid lähedalt uudistada, neid pannakse käima, nendega sõidetakse päriselt seal seda mäkketõsu võistlust autoga, mis, see tehti Ferrari 250 GTO, mis sisuliselt on mitmekümne miljoni eurone auto, sellega sõidetakse vihmasmäest üles niimoodi kiiruse peale. Ja see ongi, et ilmselt inimesed, sa näed, et seal inimesed austavad seda festivali ja tänu sellele on kõik need firmad saanud oma autot sinna niimoodi välja panna, et ükski joodik sinna otsa ei kakerda, keegi nagu ei
ei ürita ukse linki klõbistada, et kas ikka saab nagu selle ukse lahti või noh, siuke respektaabel. Et tundub nagu väga äge koht, kus tahaks ära käia, mul lihtsalt üks olme küsimus on veel, enne kui sa nendest autodest lähemalt räägid, et kus öösel olid, kui 7 sai läbi, mis pärast sai? Seal on tohutud, kuna see toimub mõisamaadel, siis on seal need autoparklad, karavaniparklad, telklad, on kõik ilusti sinna festivalala ümber ära jaotatud. See on hästi kihvt, et need autoparklad asuvad mitmel pool, noh, see suur ala ja see eri külgedes ja nad on piisavalt kaugel, aga siis on see korraldajad või ütleme, krahv pannud käima traktorid, millel on taga sellised kärud, kus on istmed ja inimesi veetakse parklatest ja üleval, nagu ütleme, rally stage või oli natuke kõrgemal mäe otsas, sinna lihtsalt kogu aeg käib selline tasuta, traktorid voorivad igale pool, veavad sind laiali. Ja siis ümberkaudsetes linnades, see ongi, et kuna see ei ole selline napsufestival, siis ei ole mingit probleemi, kui kell 7 lõpeb, istuda rooli ja sõita kas Chichesteri või kohtasin seal 3 eestlast, väga toredad tüübid, võtsid muga ise ühendust, kuna nad nägid mu lugusid. Nemad ööbisid Portsmouthis, mis oli üks pool tundi sõita, aga see ei ole ju mingi probleem sellisel juhul, nii et ööbimise pärast jah, et varakult panna, siis saad sinna kämpingu koha, kui ei saa, siis ööbid kuskil Airbnb's. Enne kui me pausile lähme, siis ütle kohe ära, et mis see nagu kõige-kõigem asi oli seal, kõige-kõigem auto, mis oli nagu, ainuüksi see oli juba sinna minekut väärt, mis see oli? Appi, nüüd sa laetasid palju, ma nägin Batmani autot. Millist? Ma ei tea, see võis, ma isegi ei oska sulle täpselt öelda, kas ta on mõni filmist või on keegi tellinud omale sellise Batmani stiilis auto, aga lähme pausile ja võib-olla ma suudan välja mõelda ka mingi päris vastuse. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tulime autotunniga tagasi. Kas ma mõtlesin selle auto välja? No ma mõtlesin välja selle, et mida varem ei ole näinud või mida hiljem ka väga ei tarvitse näha, oli, et mis annab ka aimu selle ürituse mastaabist või tähtsusest automaailmas, et Ferrari oli kohale toonud 3 sellist autot, mida ei ole varem kuskil veel näidatud ja need on nagu üksik eksemplarid. Sellised, mis kas siis jõuavad Ferrari lõpuks enda muuseumisse või on need kellegile ehitatud spetsiaalautod. Üks oli, ma ei lasku detailidesse, selles mõttes pole mõtet siin hakata neid mudeli nimesid pilduma, aga see mastaap, et siin on toodud esmaesitlusi oli seal päris mitmeid. Kui ma asusin tööle autoajakirjanikuna, siis tundus mulle nagu selline ülim, kui saaks ikka Frankfurti või saaks Genfi autonäitusele mõtle, seal on ju kõik need autoesitlused ja superautod kuskil Eestis selliseid ei näe. Siis ma nüüd ütlen, et kui teil on sama mõte olnud, võite autonäitusele ka minna, aga see autonäitus on pigem nagu selline industry äriüritus, kontaktide loomine. Jah, mingeldame, et seal ei ole mõtet seal käia nendes boksides pilte tegemas sellest samast Lamborghinistest, et need pildid on netis olemas, minge Goodwoodi, need samad autod on seal olemas, Ferrari oma mudelivalikuga väljas, Lamborghini mudelivalik, mitte ainult nagu mitte see üks mudel, vaid kogu valik, temaatilised kohvikud, lisaks muidugi see, et on ka selline kaubitsete ala, kes tegeleb seal autode kiletamisega, kes tegeleb mingite filtrite ja ei ole mitte siuke, et väike boksikene, kus siis tahad, mul on siin hea summuti osta. Ei ole, ta on pannud ühes boksi, sul on McLaren P1, Ferrari Enzo ja oli vist veel üks McLaren P1. Et me näitame siin, kuidas me siin oleme need ära kiletanud. Autod, mis kunagi Eestisse ei jõua, on seal lihtsalt ühes kiletamise boksis. Siis oli muidugi palju meelelahutust. Ajastuga kaasa minnes on eraldi tehtud näiteks Drift Arena, kus siis, kes seal kohal oli, kes tegi seal iga päev päris mitu show'd? Härra Ken Block isiklikult, koos Mad Mike'iga ja millega driftime? Ken Block oli seal oma Escort Cosfortiga, siis oli kujutage ette Kamass, mis on ehitatud Dakari kõrberalliks, mille kaal on umbes 10 tonni, siuke hiiglaslik, teate, need on see, mille ratas lõpeb kuskil minu peakõrgusel, 1,80 m. Sellega tehti drifti show'sid.
10-tonnine kamass. Sellega sõideti aja peale seda Mäkke tõusu. Nii, palun, lähed Jaguari boksi, seal kõik need korrad, kui mina sealt mööda läksin, käis kontantselt, seal oli väike siuke asfaldiplats, ring tehtud heinapallide vahele. 3 Jaguar F-Type väikest sportautot. Istud kõrvalistmele, tehakse sulle siukene minutiline driftishow, hops, järgmine läheb peale, lihtsalt 4 päeva järjest driftiti seal mingite Jaguaridega. Ühesõnaga publikule helikopterilennud, osad asjad tasulised, aga suurem osa on pileti sees. Et sul ei ole niimoodi, et sa siis ostad selle põhipileti ja siis oled kuskil nagu lõbustuspargis, et siis hakkad nagu iga asja eest peale maksma. Ei ole, sa lähed ja kõnnid seal mööda hiiglaslikku ala ja vaatad kõike ja kõiki. No siis on muidugi näha, et on teatud vippalad, kuhu sa siis, kas siis osad, kuhu saad osta ka kallima pileti ja osadesse aladesse oled sa siis lihtsalt sündinud. Ma ei mõtle, et sa pead päriselt aadlik olema, aga et sa pead olema elus jõudnud rahaliselt teatud punkti, et sa saaksid minna näiteks õhtul sinna ballile, mis mõisas toimub. Nüüd, kui sa oled seda rääkinud, siis mul on nagu tunne, et pigem seal tuleb nagu seda, mida sa seal teed selle 4 päeva jooksul, seda tuleb nagu väga juba peas ette läbi mõelda, et muidu sa satud sinna festivali alale ja siis jooksed nagu natuke nagu peata kana ühe asja juurest, siin on läikiv kiire auto, jooksed ühe juurest teise juurde ja nagu äkki isegi ei jõua kõike nagu nautida, et kas seda peaks tõesti nagu isegi läbi mõtlema, et kuna see on nii suur ja nii palju asju toimub. Sa olid nagu kohal, kirjeldasid 2 minu esimest päeva. Kuna ma pidin seal natuke ka tööasju tegema või selles mõttes täpselt see sama läbi mõtlema, et millest ma siis kirjutan, et mitte teha seda, et mida ma siin enne ise natuke ironiseerisin, et teen ka neid pilte, mida tegelikult netis on ju tuhandeid või filmin oma telefoniga asja, mida Goodwood ise üle laivis kannab, eks ju, kogu suure teletiimiga. Aga tegelikult on nad selles mõttes ka väga arenenud, et ei ole Eesti ainult e-riik, et Goodwoodi äpp, sa saad seal teha hästi hea äpp, on selline live map, kus mida reaalajas toimiv kaart, kus mis toimub, lisaks ajakava, kus sa hästi, ühe nupuvajutusega seda tahan, ta annab sulle meeldetuletuse. Personaalse kava endale just, teha. Väga hästi ja tuleb ette planeerida ja tuleb kindlasti, soovitan seda teha, et minge see hommikul festivalala tehakse kell 7 lahti. Ja olgu, võib-olla kella 7-ks te ei jõua, kui te ööbite kaugemal, aga minge võimalikult vara kohale. Ja siis, sest tal on neid puhkamise, lebotamise, söögi, erinevate autofirmade, näiteks Ford ja Volkswagen olid ehitanud omale sellised sisuliselt majad, 4-korruselised, me ei räägi siin nagu et telgis, vaid kus on peaaegu iga suurema autofirma boksis, said mängida neid Forzasid, ehk siis konsoolimänge. Sa said kuskil pikutada, oma telefoni laadida, et see on selline, sa ei pea muretsema, et kui ma olen sinna lastega või võtan näiteks oma elukaaslase kaasa, kes väga ei huvitu sellest asjast. Ei, te saate lihtsalt chillida, süüa, teha nagu mingit sükest ilusat suvepäeva veeta. Sa enne siin rääkisid Ferraridest ja McLarenitest, aga milline selline, ka traditsiooniliselt tuntud autofirmad, aga milline selline laiatarbe automark oli seal kõige rohkem esindatud, et just siin Fordi ja ütlesid, aga oli nagu kellelgi nagu eraldi, et et küll näiteks see firma, tavaline autofirma on siia väga palju panustanud. Ei, tundub, nendest tavalistest oligi, nad olid koondatud ühte kohta, oligi seal Honda, Toyota, Ford, Volkswagen ja oli näha, et käib ka selline väike võistlus, et minu arust oli Volkswageni maja 1 korruse võrra kõrgem kui Fordi oma, nii et kui sa lähed Volkswageni ülemisele korrusele, siis sa said vaadata alla Fordi omade peale, aga see on tõeliselt suures mastaabis need asjad. Ja näiteks Honda puhul, mida nägin, kohal oli see sama see väike nende uus elektriauto, mida sai siis imetleda. Et elekter on sinna ka jõudnud ikka? On, seal sõitis ju Siemensi elektrimotikas oli ametlikus kavas, Roborace oli, ehk siis need isejuhtivad autod. Ja väga hea, et sa ära mainisid saate lõpuks. Kuna seal sõidetakse päriselt aja peale seda juppi, mis on vist 1,3 kilomeetrit, siis see aasta lõpuks murti 90-ndatest pärit rekord, rajarekord, mis siiani oli vormel 1 auto
poolt tehtud, loomulikult siis see aasta murdis selle isegi 2 korda, Volkswageni ID.R elektriauto, mis ehitati, et kõigepealt murda Pikes Peaki mäkkesõidu rekord, tehti ära, siis elektriautode Nürburgi rekord, tehti ära ja nüüd murdus ka Goodwood Hill Climb, mis on nüüd ametlikult 39,9 sekundit. Ennem oli see 41 midagi, nii et 2 sekundit sellise väikse jupi peale on ikka täiesti metsik, kuidas ja sõidetakse seal põhupallide vahel. Seal ei ole sellist, põhupall on pehme, aga seal ei ole sellist võimalust, et rada on hästi lai ja siis kui sul läheb näpust ära, et siis ei ole hullu. Ühesõnaga, inimesed, järgmine aasta juulikuus ärge tehke muid plaane. Kõik autofännid, see on täiesti uskumatu üritus, kuhu minna. Ja autotunniga oleme just tagasi järgmisel nädalal. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.